Sõnad, mida kuulsime möödunud pühapäeval, pööravad pea peale meie tavapärase arusaama õnnest ja edust. Mõelge, õndsad olete teie vaesed. Õndsad olete teie, kes te nüüd nälgite. Õndsad olete teie, kes te nüüd nutate. Need sõnad võivad tunduda vastuolulised meie tänases maailmas. Mõtlen siinkohal ühele liigutavale loole ema Teresast. 1946. aastal oli ta edukas õpetaja Loretta kloostris Kalkutas. Kuid siis kuulis ta kutses. Ta tundis, et Jumal kutsub teda teenima kõige vaesemaid. Ta loobus oma turvalisest elust ja võib-olla privileegidest ning läks elama, võime öelda, slummidesse. Paljud pidasid seda hullumeelseks. Miks loobuda stabiilsest ja austatud positsioonist? Kuid just see vaesuse valik tõi kaasa millegi palju suurema. Ta asutas halastuse missionääride ordu, mis on aidanud tuhandeid inimesi üle maailma. Püha Johannes Paulus II on öelnud, ärge kartke olla pühakut. Maailm vajab täna rohkem kui kunagi varem neid, kes on valmis elama evangeeliumi tõelist vaimu. See peegeldab täpselt Kristuse õndsaks jäämiste olemust. Ka paavst Franciscus rõhutab meie ajal. Tõeline õnn ei seisne mitte asjade omamises, vaid tähendusrikkas elus ja sügavas ühenduses Jumalaga ja teiste inimestega. See on täielik vastand tänapäeva maailma sõnumitele, mis rõhutavad edu, rikkust ja populaarsust. Mida tähendavad need õndsaks kiitmised meie jaoks täna? Võib-olla oled sa kaotanud töö või läbinud raske lahkumineku. Võib-olla tunned end üksikuna või mittemõistetuna. Kristus ütleb, just need hetked võivad olla ukse avamine sügavamale õnnele, kui me usaldame teda. Häda teile, kes te nüüd olete rikkad. Need sõnad ei ole mõelnud hukkamõistuseks, vaid hoetuseks. Nad kutsuvad meid küsima, mis on need rikkused, millesse me oma südame paneme. Kas need on asjad, mis tegelikult täidavad meie hinge? Palugem täna tarkust näha elu Jumala silmadega. Las need sõnad aitavad meil mõista, et tõeline õnn võib tulla just seal, kus maailm näeb kaotust või ebaõnne.